tööd on käimas, et mis täpsemalt toimub? See aasta hakkas meil siis väliväljakute teine etapp. Esimene etapp oli meil 2 aastat tagasi, selja taga olevatel tenniseväljakud said valmis. Ja siis see aasta me jätkame sellega. Teeme siia 2 korvpalliväljakut, mille siis korraliku, see on siis sportcourti kattega, mida võib-olla tartlased näiteks teavad Tamme staadionilt. Ja siis selle sama väljaku peal saab ka mängida käsipalli ja siis võrkpallivõimalus on ka ikkagi olemas. Need on väliväljakud? Väliväljakud, jah. Et kõik on õues ilma katuseta. Aga kui pimedamaks läheb, siis selle projekti raames on ka kõigale poole meil siin mõeldud valgustus. Traktori hääl, mida te taustal kuulete, see parajasti valmistab ette ka rannavoleväljakuid. See on siis 3 rannavoleväljakut, mis tähendab ka seda, et saab ka rannatennist mängida, mis on viimase ajal väga populaarne, mida see suvi ka siin Käärikul näitas. Ja muidugi rannajalgpall. Miks need investeeringud üldse ette võeti? Et panna Eesti lapsed trenni tegema. Trenni tehakse nii ehk naa, aga üks oluline osa on laagritegevus. Et just linnast ära, emmede isside juurest ära ja tegeledagi organiseeritud laagritegevus. Teine mõte on see, et meil, eks siin olid mingid väljakud ennem ka. Väljakud on oma aja ära elanud ja meie seisukoht nii sihtasutus kui ka siin Kääriku spordikeskus on see, et ka lastele ja noortele me peame pakkuma parimaid võimalusi. Et kui lastel on tore, nad saavad heades tingimustes olla laagris, siis nad jäävad ka spordi juurde. Isegi kui nad ei jää selle spordi juurde. Nad jäävad spordi juurde edasi, mis on vajalik kogu riigile. See on tervise edendamine ja liikumisharrastus ja kõik see, mis on sellega seotud. Ja kindlasti ka see, et jõuaks ehk mõned inimesed tippsporti. Kui populaarne Käärik on praegu lastelaagrite korraldajate silmis? Rõõmuga võin öelda, et meie kasutajate arv on kasvanud. Et see suvi näitas selgelt, et me rohkem lihtsalt ei mahutaks. Uued investeeringud nagu tenniseväljakud näitasid, et nad on meil kogu aeg kasutuses. Et nii palju, kui meil kasutatakse spordirajatisi, nii palju meie näiteks laagrite puhul ei suuda majutada. Et õnneks on meil siin ümberkaudsed spordikeskused ka olemas, piirispordipäevas Matsa ja siin ümberringi veel, mis annavad meile siis selle võimaluse, et me pakume nagu spordirajatisi ka neile. Et meil läks hästi, et praegu viimase 15 aasta kõige suurem inimeste, laste ja noorte põhiliselt siis see aasta kasutajate arv. Millised on Kääriku spordikeskuse pikemad plaanid? Pikemad plaanid tegelikult ei ulatu väga kaugele. Nad ulatavad nii-öelda 5 aastat edasi. Arengukava näeb ette 2020, kus me siis teoreetiliselt peaksime olema valmis saanud maailma parima spordikeskuse, mis tähendab seda, et meil on üle 80% spordialades siin kaetud, on võimalik laagrites majutada, toitlustada, on võimalik arendada ka sporditeadust. Meil on olemas kõik võimalikud jalgpalliväljakud, spordihall ja selle juurde kõik käib. Et see kõik, mis on vaja ühele treenerile, ühele laagris olijale laagri jaoks, see on meil siis olemas. Lihtsalt öeldes ongi maailma parim spordikeskus. Milliseid spordialasi siin siis harrastada saab? Lihtsam oleks küsida, milliseid ei saa. Praegusel hetkel siis ei saa ja võib-olla selle perioodi jooksul ei saa ka saama on nii-öelda jää peal toimuvad tegevused, ehk siis jäähalli meil ei tule ja ka bassein ei ole, ehk siis ujumisega seotud. Aga naljaga pooleks me alati ütleme, et meil on selleks Kääriku järv talvel ja suvel.